Yo YouTube, Miikal jälle siin, seekord siis karkudega ja mul ongi siis teile väike lugu, kuidas ma siia sattusin karkudega. Nimelt juba 2024 suvel juhtus mul elektrirulaga üks õnnetus. Ma olen selle elektrirulaga varem sõitnud, sõbral on siis väga võimas elektrirula, mis kiirendab väga kiiresti. Ma olin elektrirula peal, ma olen sellega varem sõitnud, varem ilusti hakkama saanud, aga tookord see elektrirula pult ei töötanud nii nagu ta peaks. Ma olin valmis sõitma, ma vajutasin gaasi põhja puldil, aga midagi ei juhtunud. Ja ma vajutasin kõiki nuppe, esimene käik, teine käik, gaas põhja, tagurpidi käik, mitte midagi ei töötanud. Ja ma siis nägin sõpra kaugemalt ja mul läks siis nii-öelda see stardivorm ära ja ma hõikasin, su pult ei tööta, samal ajal ise gaasi vajutades. Ja siis järsku, niimoodi, et ma polnud valmis, läks see gaas põhja ja whoop! Surprise, motherfucker! Tõmbas mind siis põhimõtteliselt pool hundi ratast põrandale maha ja kui ma püsti tõusin, sain kohe aru, et midagi on nagu mäda, sest kui ma proovisin jala peale toetuda, ma enam-vähem sain toetuda, aga mingi nurgalt oli jalg nii valus, et ma tundsin, et ilmselt venitasin midagi välja või mingi väike siuke, tüüpiline ekstreemspordi vigastus. Aga too aeg see ei tundunud üldse hull, sest ma lonkasin umbes nädala-2 ja siis läks elu edasi. Ma olin muidugi üpris totu ja ma ei läinud kuskile arsti juurde, sest ma mõtlesin, et küll see ära paraneb. Ja paraneski enam-vähem. Ma sain kõndida, sain natuke joosta ja sain nagu sõita natuke. Jõudis kätte 2024 detsember ja meil oli planeeritud reis Barcelonasse koos Ilgari, Kemo ja Mummiga. Eerikul on nagu ülesanne filmida, minul on ülesanne nagu sõita, sina oled nagu meil turvamees. Kui me Barcelonasse kohale jõudsime, oli mul ülisuur ekstaas, et ma olen varem Barcelonas käinud ja ma hakkan nüüd räigelt hullu panema tõuksiga ja rulaga. Aga kui seal koha peal mõne skeidini või mõne trepini või mõne reilini jõudsin, ma tundsin, et ma lihtsalt ei julge hüpata väga kõrgelt alla ja ma ei julge käsipuude peal libistada. Ja ma mõtlesin, et äkki ma olen nagu vanaks jäänud või tuleb pension peale, et ma olen juba nagu 30 ka. Mis värk on? Ma sain ikkagi mõned trikid tehtud. Kemo pani eriti hullu, sellest on tulemas ka video lähiajal, et püsige kindlalt lainel. Aga kui me tagasi Eestisse jõudsime Barcelonast, tuli mul tunne, et ma peaks ikkagi kontrollis käima. Et vigastusest on peaaegu pool aastat möödas, aga põlv ikkagi annab tunda, kui ma teen järsku suunamuutuseid või kui ma pean põlve täiesti lõpuni pingutama, siis põlv ei lähe kokku. Ja siis ma läksingi Sportomeedica ortopeedi juurde, Kaspari juurde, kes siis saatis mind kohe magnetuuringule. Ja seal selguski, et mu ACL on täielikult rebenenud. Ja siis ma panin pildi kokku, et ma olen pool aastat ilma ACL-ita ringi lasknud ja proovinud trikitada nii nagu varem. See tähendas, et seal Barcelonas ma sõitsin ilma vasaku põlve ACL-ita. Kui ma sain teada, et mu ACL on katki, soovitati mulle teha operatsioon, kui ma soovin veel spordiga tegeleda. Nimelt saab ACL-i siis taastada. Aeg edasi, 7. märts käisin ka ma siis oma põlvega operatsioonil. Lähen minna. Võtame 1 või 2 kõõlust, see sõltub natukene individuaalsest anatoomiast. Jäin ellu. Esimesed muljed on, et operatsioon läks hästi. Ma sain isegi jalga nagu välja liigutada. Võib-olla mul veel kolmavõimised mõjuvad. Nüüd on umbes nädal ja pool möödas. Ma juba saan vaikselt ühe karguga lasta. Aga kogu see taastumine võib aega võtta kuni aasta. Võib-olla isegi kauem. Sõltub. Kodus järgi proovige. Iga vesi jõuab ükskord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkked. Kuna mu taastusravid läheb päris pikk, ma sõita ise ei saa, saan kõvasti ülakehatrenni teha. Siis ma mõtlesingi, mida küll nüüd siis eluga peale hakata. Tahaks ikkagi ennast kuidagi välja elada ja mingit loomingut teha. Ja ma mõtlesin, et mul on alati meeldinud muusika tegemine. Polegi kunagi midagi sellist tulnud sedasi.
et edasi tagasi vaatamata ainus valik ja see on parim. Räme pelkusi nagu homset olekski, ega muud ei olegi kui pelku pannile ja kammime. Kui te mõtlete, et miks siia kanalile nüüd nii palju muusikat hakkab tulema, siis see ongi põhjus, et mulle meeldib muusikat teha ja nüüd on ideaalne võimalus selle tegemiseks. Nii et kui teil on mõni hea idee, millist muusikat ma võiks teha, mis žanri muusikat, siis võite kõik oma ideed siia video alla jätta. Lähiajal me paneme üles siis Barcelona sõiduvideo. Kui te mõtlete, et miks ma sõidan seal nagu mingi vana papi, siis põhjus on see, et mul ei olnud ACL-i. Ja kui kellelgi on ka ACL operatsioon ees, siis võite julgelt minu poole pöörduda. Ma oskan teid siis julgustada, et mis teid ees ootab ja milline see protsess olema saab. Ja kindlasti jätkan siis ka oma taastusravi teekonna jäädustamist muudel sotsiaalmeedia platvormidel ja võib-olla teen siia YouTube'i veel mõned videod, kus ma siis näitan, kuidas see taastumine välja näeb. Ja siinkohal polegi midagi muud kui aitäh tähelepanu eest ja näeme juba järgmises videos.